Kesusi. Sain märjaks. Oh my god. Eesti mange nii ilus või? Miks ma teen tassi? Okei, bye. No hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te eelmistest klippidest nägite, siis ma olen tulnud maale. Pakkisin iseennast ja kassid kokku. Tulin aga tulema. Vanemad tulid ka siia. Ma olin paar päeva üksi, siis tulid nemad ka. Nüüd nad lähevad ära ja siis mina olen siin edasi. Elan siin vaikselt oma maaelu. Tere hommikust, on järgmine päev ja eelmises klipis siis nägite ka, et ma panin siia õunapuude alla sellised välivalgustid püsti, et õhtul oleks siis seal eriti mõnus istuda ja grillida. Eile õhtul ma rohkem midagi ei teinudki, ma siis suht väsinud, eks siin ma majas olemine on täpselt see, et kogu aeg leiab mingit tegevust. Nüüd ma siis mõtlen, mis mu tänane mänguplaan on, kas ma toimetan väljas. Aga ma mõtlesin, et ma räägin veel selle nädala plaanidest natukene. Et ma olen siis neljapäevani maal, siis ma pakin ennast ja kassid kokku, sõidan Põlvasse tagasi ja siis tuleb mulle Hanna külla. Seekord Krissu meiega ühineda ei saa, sellepärast et Krissu on tööl nädalavahetusel, aga me siis Hannaga vaatame siis Põlvas toimuvad jällegi Põlvapäevad, et võtame siis nendest tegevustest osa, mis Põlvapäevade raames on planeeritud ja Hannal olid ka veel mingid ideed ja mõtted, mida ta veel ise tahaks teha kindlasti. Nii et jah, tuleb selline mõnus selline ajaveetmine. Ega kusjuures ma oma elus praegu väga palju hindangi sellist kvaliteetaega just nagu inimestega, kes on mulle olulised, just sellist nagu iseendale aega samamoodi. Miks ma siia maale nagu tulin ja kavatsen olla siin suvel. Et lihtsalt saakski natukene taastuda siis sellest absoluutselt nagu kõigest, mis on toimunud selle poole aasta jooksul, et sinnus on täielikult oma akuseid laadid. Teate, mis on maal üks selline asendamatu asi sääsehammustuste puhul? Ilmselt enamus teist teavad seda väikest seadeldist, aga mina sain sellest teada alles nüüd sellel suvel. Ja see on siis selline seadeldis, et kui see sääsk on sind hammustanud, sinna tekib kupp, see ilgelt sügeleb. Mina olen ju siuke, et jumala eest ma ju kratsin katki ennast konkreetselt. Siis sellise seadeldisega on siis nüüd niimoodi, et ta kuumutab selle koha üle. Siit siis vajutad ta tööle. Siit niimoodi, kui ma nüüd saan nuppi ülesse, ta läheb niimoodi siit põlema. Ja siis jala peal sama see punane koht ma eile tegin siia, ehk siis ta mulle ei sügele enam, aga ma lihtsalt näitamise mõttes paned selle koha siia vastu, vajutad ja ta läheb tuliseks. See on mõni sekund täiega valus, aga ta võtab selle sügelemise ära, et ma ei kaku ennast enam katki, kui sääsed mind isegi söövad. Nii et see on imehea vahend. Jah, paar sekundit on ilgelt nagu valus või selline nagu, aga elab üle, ei ole hullu. Ma olen nii kaua nüüd mässanud nende kardinatega ja kuna siin on seda kardinapinda on nii palju
siis ma üritan mingitest kardinajuppidest lihtsalt kokku panna mingit viisakat kardina kombinatsiooni. Terve tänase päeva projekt ja ma olen juba nagu nii läbi lihtsalt. No nii, nüüd siis mitu tundi hiljem ma sain tehtud, korda aetud kõik selle kardinasüsteemi. Alustame siis siit nurgast, et siia sai siis üks külgkardin, siin on siis valge kardin ja ma panin selle suure lille hoopis sinna teleka taha ja seal on siis valge ja pruuniga mingi kardin ja siia poole siis sai ka üks valge kardin ja üks tumepruun kardin. Ma võtsin veel ära ka diivani ja tugitooli katted, viskasin need pessu. Ma pesin ka põrandat, mul on ka see põrandapesu pang seal veel laiali. Ma higistan täiega, sest et ma räägin, igasugune siuke liigutamine võtab nii läbi. Aga et see tänane nii-öelda see suure toa projekt on nüüd tehtud ja mul on endiselt veel hommikune pluus seljas. Mul tuli poole päeva pealt meelde, kui ma siin koristasin, et mul on isegi hambad veel pesemata. See maal elamise rõõmud reaalselt. Teate, ülinaljakas. Ma just sõin ja istusin maha siin, et telekat nagu natukene vaadata. Ja reaalselt nagu täpselt samal ajal hakkas mingisugune Hispaania seebikas. Ja lapsepõlves oli mul alati siin niimoodi, et põhimõtteliselt siin samas ma istusin, vahtisin oma seebikaid ja välja tagasi. Et nagu nii naljakas selline nostalgiline moment. Mu näostamist näha, et ma räigelt lihtsalt jälle möllan. Ma näitan teile. Esiteks siit kompust ma otsisin välja kõik kardinad. Ehk siis igas toas ma vahetan ära kardinad. Nii, siia tuppa siis ülesse tuppa sai selline oranž kardin. Ja miks ma seda kõike möllu siin teen, on sellepärast, et ma tahan selle ühe toa saada korda selleks, et Krissu tuleb homme siia. Ma lähen talle rongi vastu ja siis me oleme 2 päeva siin. Ehk siis ma teen talle magamistoa kenasti valmis. Pesen põrandad ära ja ühesõnaga, et tal oleks võimalikult mõnus ja mugav siin olla. Tere hommikust. Ma just tegin silmad lahti. Avastasin, et ma olen veits kauem maganud kui tavaliselt. Ehk siis ma pean minema kassidel süüa andma, sest vaesekesed ootavad siin nüüd juba. Ma magasin nii hästi. Ma väsitasin ennast eile ikka niimoodi ära. Et jah, mul on käed ka veits valusad, aga ei ole hullu. Maal saab tugevaks. Jah. Nüüd lähen annan Kissudele süüa ja siis lähen aeda sööma, sest et väljas on jälle päike. Nii tore. Tänane plaan on siis lihtsalt toas veel viia lõpuni mõned koristamised. Paar masinatäit asju on vaja pesta. Istutan sibulad maha kasvuhoonesse, natuke salatit ja mingeid asju. Ja siis õhtul lähen Krissule rongi vastu. Ja siis tuleme siia ja vaatame siis, mis me siin homme veel ette võtame. Tegemist siin jagub, et igav meil siin kindlasti ei hakka. Nii ma tuhnisin ringi vanema kappides ja leidsin sellise mõnusa suvekleidikese. Ma tulin just pesust, sellepärast mul ei ole proteesi siin. Aga selline mõnus suvekas. Ma arvan, et mu ema on selle siia toonud. Aga kuna ta on nii mõnusa pikkusega ja siuke, siis
see tuleb minuga kaasa ja ma hakkan seda kandma. Nii mõnus on siin väljas selle kiiktooli peal istuda. Aga ma käisin vahepeal poes ja nüüd põhimõtteliselt mingi poole tunni pärast ma hakkan liikuma Krissule järgi ja talle rongi peale vastu ja mulle tundub, et sätib sajule ehk siis kes mäletavad lapsepõlvest seda aega, kui hakkas sadama ja siis jooksid asju nööride pealt ära tooma, sellepärast et ei taha, et need märjaks saaksid. Põhimõtteliselt ma passin praegu samamoodi siin peale. Voodipesud ma viisin juba tuppa ja ka kardinad on veel väljas. Noh, idee poolest võivad need kardinad seal liiguneda ka, aga jah, jälle üks väga nostalgiline moment elus. Nii, ma olen nüüd rongijaamas. Rong peaks kohe jõudma koos Krissuga. Nii et jah, aga siin rongijaamas on hullult ilus. Guess who's here? Ma kuulasin Spotify'st muusikat, kui ma tein. Ühesõnaga, Kriss on siin ja me hakkame nüüd siis sõitma mu maale tagasi. Nagu vaadake seda. Keegi on endale aiama peale lihtsalt nagu sellise laheda loomaaia tekitanud. See on nii vinge. No nii, bon appetitus. Tere hommikust siis. Tulnud hommikust. Me nüüd sätime, me lähme käime Rakveres, sest et mul on paari asja vaja ja siis... Krissu ennast vihastamas lihtsalt. Aga anyways, paneme ennast riidesse ja valmis ja siis me lähme Rakvere. Peegel on täiega sitane lihtsalt. See on päiksekreem. Pange päiksekreemi endale, sõbrad. Õige, kuulake seda, mis Krissu ütleb. Mis on juba? Kõik. Me käisime just Põhjakeskuses. Saime vajalikud asjad ja nüüd sööme Hesburgerit. Sest et vahepeal võib, issand jumal, mul on igal pool lihtsalt seda kastet. Nii, me oleme nüüd kodus tagasi ja ma mõtlesin, et ma näitan teile siis ka, mis me kokku ostsime. Mina kohe võtsin endale ühe sellise heleda kübara, selle ma võtsin New Yorkerist, siis ma võtsin sellise nokamütsi, siuke mõnus kanda sportlikumate riietega, siis sellised päiksekad, nice, mõnus. Siis ma ostsin New Yorkerist ka sellised mõnusad suvised püksid. Sellised. Need on täiega mõnusad jalas, hästi sellised flowid. Et kui ei tea, mida selga panna, siis on need hea endale jalga visata. Siis ma ostsin sellise sportsbra laadse asja Pepcost. Siis ostsin ühe suure lukuga pusa, sest mul ei ole lukuga pusasid väga. Et selline mõnus kapuuts on ka siin. Selle ma ostsin ka New Yorkerist. Siis Pepcost võtsin veel ühe laualina. Siis sellise väikse korvikese. Ja siis sellise asja veel. Et ma mõtlesin, et ma panen nagu need kokku. Midagi taolist. Ja siis need padjapüürid siia patjadele. 2 sellist. Ja 2 sellist. Oota, ma ei ole seda lahti veel teinud. Nii. Kohe näitan. Muukesa on. Sellist. See
suve pole kahju ei kunagi ei millestki. Me kastame ära kaevatud osa, kuhu me istutama hakkame sibuleid ja kasvuhoonega samamoodi, kuna hästi kuiv on, siis lihtsalt see maa on nagu meeletult kuiv, et me veits kastame seda ja paneme sinna uut mulda peale ja möllu ja ja Krisu kastab põõsaid ka. Nii et jah, mõnuleme siin, mängime veega natuke ja ja see vesi on täiega külm, mis tuleb. Tulime nüüd jalutama. Krisul sai suur töö tehtud. Kõik istutatud. Jaa. Nii tubli tüdruk. Mina küll nii tubli ei olnud. Ma tegin ainult süüa. Ainult süüa ja koristasid ja pesi pesu. No seda ka, jah. Ja DJ pidi olema ja see on väga tubli. Ja nüüd ma olen lihtsalt väike poiss in the hood. Ma jäin kinni. Okei, bye! Lase naer. Oh my god. Mine muffi. Ma lähen vastu seda posti. Ei lähe! Oh my god. Järgmine. Jäängi siia. Jäädki sinna. Igavesti pendeldama. Tere hommikust! Krisu ütle tere hommikust vlogile. Täiesti haige tee koos, ma olen uuesti must. No jaa, sest et see voolik on pasane. Ma pristisin ennast täis ja see muld seal lendab mulle peas. Nii vahepeal läks nii kiireks ära, et ei jõudnud isegi üldse võtta kätte ja vlogida. Et ma olen kõik ilusti kiisud ära pakkinud. Krisu tuli oma maakohast korraks läbi, et siit mõned asjad kaasa võtta ja siis me hakkame Tartu poole liikuma. Hi, mu väiksed baby'd. Hi. Look at your little faces. Look at your little tiny faces. They are so cute. Nii ma olen nüüd kodus, ärge pange tähele, ma kakkusin enda lõuga, aga jah, jõudsin koju, ma olen täiega väsinud. Ilge sahmimine oli täna, lihtsalt alati see maalt ära tulek on nagu ilge möllamine, et pidin külmikust kõik asjad kaasa võtma, maja korda jätma kõik. Ühesõnaga, möllamist oli palju, aga olen ilusti kenasti kohal. Ja nüüd pakkisime emaga kokku teleka, mis me vanemale, või noh, mis ema vanemale ostis sünnipäevaks ja lähme siis viime talle selle sinna hooldekodusse ja proovime toaantenni, et kas see töötab. Tere hommikust! Ma magasin täna päris kaua. Või no mis kaua, minu jaoks kaua ongi mingi 8-ni magamine, nii et anyways, väga hea uni oli. Ma võtsin oma Globeri küüned just maha, et ma teen nad natuke korda, ma panen siia tugevdavat lakki peale, need püsisid ülihästi vist 2 nädalat ja 4 päeva või 5 päeva, midagi sellist. Et
mega hästi püsisid peal, nii et ma soovitan väga. Ma maal ikka korralikult retsisin ka neid, et see põhjus, miks ma nad maha võtsin, oligi see, et nad olid lihtsalt nagu nii palju retsi saanud. Ma olin ju nendega näppudega lihtsalt mullas ja igal pool möllasin ringi, nii et jah, ülihästi peavad vastu ja oleks veel püsinud peal, kui ma ei oleks neid nii palju retsinud. Nagu te näete, siis kellegi hormoonid hakkavad vist taastuma, sest et väiksed punnikesed tõstavad pead. Eile siis me käisime veel õhtul vanaema juures, ma ei filminud enam mitte midagi. Ma nii väsinud, ma tulin koju, ma lihtsalt lösutasin. Ja täna ma nüüd natukene siin koristan ja toimetan ja siis jõuab juba ka Hanna siia. Me lähme siis ka Põlva ööpäev, vist nüüd nimetatakse seda, kunagi olid need Põlva päevad, melu nautima. Et õhtul on siin kella 5 on mingisugune moeshow ja Liis Lemsalu esineb, et lähme sinna. No nii, ma filmisin just TikToki ja tegin endale siis selles TikTokis ka meiki. Selline ta sai siis ja jõudsin TikTokis ka selleni, et ma ei ole see natural makeup või no makeup girl nagu Hailey Bieber, et ma panen ühte kohta natukene peitekreemi ja siis I'm good to go. Kui ma juba hakkan tegema, siis ma lõpetan alati mingi sellise silmaga, mis iganes. See lihtsalt on mina. Miks muidu on Glam by Merili ilmselgelt. Mulle meeldib Glam, nii et selline ta siis on. I feel fabulous. Ja see on siis kena segadus, mis minust siia nüüd maha on jäänud, mille ma pean ära koristama. Ühesõnaga, ma olen nüüd valmis. Ma ootan Hannat. Ja siis me lähme lihtsalt linna peale. Väike juust. Siin samas ei saa vahetada või? Ma seisan sulle ees, tõmba uks lahti, ma seisan siin ees. Praegu siin sama. Jaa, tšau. Ei olnud elu. Antsi, vaata. Ei no, kuna Hanna ei jõudnud päris kella 5, ta jõudis nüüd natukene hiljem, siis ta vahetab autos kähku riided ära. Ja siis me lähme moeshow'd vaatama nii palju, kui seda siis veel jäänud on. Aga ei ole hullu, ikka juhtub. Aga just naljakas. Nii, kiire outfiti vahetus. She's ready. Emme on ilus värviline. Ja mina olen selline beige. Me oleme nüüd valmis. Ma tegin Hannale meigi, sellise lihtsa ja kiire ja tegime talle sellise messi bunni ka siia. Mul on veel põrukas kammimata, ma enne lihtsalt võtsin ta kiruga peast ära, kui me käisime seda Lemsalu kuulamas seal. Aga ma olen siis midagi sellist, siin on nii sass. Me siin snäkkisime, tegime möksi ja nüüd lähme siis kuulame A-rühma. A-rühm peaks olema siis Keskväljakul ja siis ilmselt me läheme täna klubisse ka ja minu jaoks on see viimane kord, ma käisingi peol koos Hannaga, siis kui ma selle tüki avastasin eelmine aasta. See oli mu viimane pidu ja esimene pidu nüüd peale. on esimene. Jah, esimene pidu peale rinnavähist võitu saamist. Me lõpetame seal, kus me pooleli jääme. Jah. Ma küll ei tarbi alkoholi selles mõttes, aga pidu tuleb sellegi poolest väga. Nii Keskväljakul sai
sai üritus läbi, me tulime Hannaga korraks enne klubi veel koju. Mina tahtsin riideid vahetada ja paneme siin pärast tudumiseks voodid ja asjad valmis. Et jah, siuke vana inimese tunne on, et nagu enne klubi pead korraks nagu pikali viskama. Tere hommikust! Me just ärkame. Nagu Hanna näost on näha, siis meil oli eile õhtul väga lõbus klubiõhtu. Me saime palju tantsida. Ja muidugi tuli ju Soome eurolugu ka. Ja ma reivisin täiega oma parukaga seal. Ma imestan, et see peast ei lennanud. Aga eile oli jah väga lõbus. Täna ma isegi ei tea, mis me tegema hakkame. Laadale. Ma tahan talle ütelda, kas tõesti siin. Teid püksikuid lähme otsima. Mis asju? Kopsikuid. Kopsikuid. Tiputas. Tiputas jah? Või? Näed. Võtsime pargibaarist purgid ja jäätsi kokteilid. Kuidas maitseb, Anna? Delicious. See on tõesti väga hea. Ja nüüd lähme autosse, sööme ja siis mõtleme, mis me edasi veel teeme täna. Stefan on kell 3, aga me ei tea, kas me lähme teda kuulama või ei. Kõhud on nüüd täis ja me lihtsalt istume autos, siis me mõtlesime, et ei ole mõtet vahepeal koju minna, kuna Stefan esineb juba 45 minuti pärast. Lase mul lahti käes ja ma näen mul neist sõidab toote. Ja enam peab. Eesti manga nii ilus või? See läheb YouTube'i. Su perse saab jälle kuulsaks. Oh my god, stop. Tere hommikust. Me Hannaga just ärkasime ja ma tulin poodi, sest et meil on vahterisiirup otsas ja me tahame teha putru, nagu ikka. Te olete näinud ka siin. Tere hommikust, Anna. Joo. Kõht on meil täis. Lõpetame veel viimaseid jääkohvi põhjasid siin. Päris maitse on. Hanna tahtis tulla rõdu peale, et päikest veel kätte püüda. Joo, sest ma eile sõid rondi juba. Jaa. Ei tea, kas seda on näha. Ma 10 minutit või 15 minutit ei saa. Ja Stefani kontserdil jah, mingi hetk tuli päike välja ja siis Hanna juba põles ära. Põlesin päevitad. Või noh, sa päevitad, mina põlen ära. Algan täpselt. Ja täna me vist lähme siis Tartus Krissule korraks õhtupoole külla. Et ta saab vist töölt varem ära. Nii. Me oleme valmis. Panin ta paruka pähe. Hanna on mõnusalt suvine, 15 kraadi on, aga noh, eks me näe siis. Ma võtan jopega. Ühesõnaga, me läksime.
no nii, me oleme oma päevaga jõudnud Krissu juurde. Sõime ja niisama ajasime juttu. Ja nüüd Krissu ja Hanna tassisid Krissule üles meigilaua. Ja siis meie nüüd Hannaga sõidame tagasi Põlvasse. Ma arvan, et ma siinkohal lõpetan ära selle vlogiga. Viimased sõnad selle vlogi lõpuks veel siia. Oli tore. Teid jälle näha. Ja meeldivad päeva jätku. Peace out, bitches. Bye.